Tere taas teadusimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas ehitada tugevaid konstruktsioone. Kevin, Richard ja Karl. Esimene ülesanne. Te peate ehitama kraana, mis oleks võimalikult tugev. Võistlejatel on väga piiratud vahendid kraana ehitamiseks. 40 grilltikku ja kuumaliimi. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Selleks, et ehitada väga head ja tugevat kraanat, tuleb valida kõigepealt õige kujund, millest seda kraanat kokku hakata panema. Võib-olla oled kuulnud, et kolmnurgad on kõige tugevamad kujundid. Kuid miks nii? Mul on siin üks nelinurk 4 grilltikust ning üks kolmnurk 3 grilltikust. Kui me avaldame nelinurgale erinevas suunas jõudusid, siis näeme, et ta on tugev, kui me surume teda väga sirgelt otse kokku. Kuid niipea, kui jõud on suunatud natukenegi külje peale, siis läheb nelinurk katki. Nelinurga teeb nõrgaks asjaolu, et 4 küljest koosneva kujundi saame formuleerida mitut erinevat moodi. Ta võib olla tasapinnaline ruut või ristkülik, ta võib olla ka tasapinnaline romb või rööpkülik. Sellele lisaks saame moodustada kõiksugu kolmemõõtmelisi kujundeid temast. Näiteks midagi sellist või midagi sellist. See tähendab seda, et 4 küljega kujund võib võtta ükskõik missuguse asendi, mida me just demonstreerisime. Vaatame nüüd kolmnurka. Kolmnurgal on 3 külge ning 3 tippu. Ning kui nendel külgedel on fikseeritud pikkused, siis saab nendest 3 küljest kokku panna täpselt ühe kolmnurga. See tähendab seda, et isegi kui me avaldame jõudu sellele kolmnurgale, proovime teda suruda kuidagi kokku, siis niikaua kuni küljed päriselt katki ei lähe, on tal võimalik hoida alati ainult ühte ja sama kujundit. Seevastu nelinurk saab kõrvalise jõutoimel muuta oma kuju. Ning see teebki kolmnurgast palju tugevama kujundi kui nelinurk. Seega, kui ehitad kraanat, siis katsu kasutada võimalikult palju kolmnurkasid. Kui sa kasutad juba ka mõnda nelinurka, siis katsu lisada diagonaale nelinurkade vahele, mis teeks ühest nelinurgast 2 kolmnurka. Mina ehitasin valmis sellise kraana. Nagu näeme, siis kuigi see külg on üks suur ristkülik, siis olen lisanud siia võimalikult palju diagonaale, et need ristkülikud jaotuksid väiksemateks kolmnurkadeks. Ja nii iga külje peal. Ja nii saamegi ehitada tugevaid struktuure.